Tere tulemast taas teile kõigile, kallid kuulajad ja vaatajad, Rahumaja loengule. Tänane teema räägib paralleelidest Korea ja Iisraeli vahel. Minu nimi on Aavo Martinson ja ma olen Rahumaja juhataja. Kõigepealt vaatame asukohta ja riike, mis ümbritsevad mõlemat riiki. Kõigepealt Iisrael asub Lähis-Idas ja riigid, mis ümbritsevad või mis on ümbritsenud seda piirkonda, on siis kõigepealt Egiptus, Assüüria, Babyloonia ja Rooma keisririik. Nüüd, kui me vaatame aga, kus asub Korea poolsaar, see asub Kagu-Aasias ja ümbritsevad siis seda sellised suured riigid nagu Venemaa, Hiina ja ka Jaapan. Ehk siis mõlemad riigid on ümbritsetud suurte riikide poolt. Nüüd, milline on olnud või on Iisraeli ja Korea rahva iseloom? Võime tuua välja siis mõningad punktid. Esiteks, mõlemad rahvad on olnud homogeensed rahvad. Iisraellased ja korealased on oma loomult väga religioossed ning nende sisemised püüdlused on alati suundunud kaugemale pelgalt materiaalsest reaalsusest, otsides sügavamat ja vaimsemat tähendust. Juba iidsetest aegadest on mõlemad rahvad avaldanud tugevat soovi Jumalat ülistada. Mõlemad riigid ja mõlemad rahvad on läbi oma ajaloo väga palju kannatanud teiste riikide all. Ehk nemad teavad väga hästi siis kannatuste väärtust. Lisaks hindavad nad selliseid voorusi nagu lojaalsus, vanemate austamine, ohverdav süda, seksuaalne puhtus ja nii edasi. Räägime paari sõnaga kannatustest. Iisraeli kannatused algasid Egiptuses, kus rahvas oli orjuses 430 aastat. Hiljem aga kannatasid nad väliseid raskusi pagana rahvaste käes nagu Pärsia, Kreeka, Egiptus, Süüria ja Rooma keisririik. Kuigi Korea rahvas on oma loomult olnud rahumeelne ja andestav, on nad kriisihetkedel alati ühtselt tõusnud, et kaitsta oma riiki sissetungijate, peamiselt Hiina ja Jaapani eest. See võitlusvaim põhineb õigluse tunnetusel ja usul kõrgemasse jõudu. Kindral Õlji Mundok ja kuningas Gwanggaeto Suur kaitsesid riiki Hiina dünastiate eest, tuginedes strateegilisele tarkusele ja usule. Kindral Kang Kam-chan saavutas võidu Khitanide üle ning rahva ühtsust sümboliseerib Tripitaka Koreana, mis on siis budistlike pühakirjade puidust trükiplaadid, mis valmisid mongolite sissetungi ajal palvena riigi kaitseks. Admiral Yi Sun-shin on aga rahvuskangelane, kes alistas Jaapani laevastiku Imjini sõjas. Tema võite peetakse nii geniaalse taktika kui ka taevasse juhatuse tulemuseks. Nüüd eelmisel sajandi alguses oli ka Jaapani okupatsioon. Korea kuulus ammu juba Jaapani imperialistlike huvide mõjusfääri. USA kaitseleping, mille sõlmisid 1905. aastal jaapanlane Hirohito Ito ja korealane Wan Yongli, määras Koreale Jaapani protektoraadi staatuse. Kõik Korea diplomaatilised õigused anti üle Jaapani välisministeeriumile. Jaapan määras ametisse kindralkuberneri ning paigutas igasse piirkonda sõjaväeametnikud, kes kontrollisid kogu Korea siseelu. Lühikese ajaga aga surus Jaapan oma tahte Korea rahvale peale, dikteerides
oma poliitikat, diplomaatilisi suhteid ja majandusküsimusi. 1910. aastal Jaapan annekteeris Korea jõuga. Jaapanlased panid Korea rahva vastu suuri julmusi. Nad vangistasid ja hukkasid hulgaliselt Korea patrioote ning võtsid rahvalt vabaduse. Kui Jaapani keiser Hirohito teise maailmasõjas lõpus alistus, vabanes Korea rahvas lõpuks oma orjusest. Kuid sellega polnud veel Korea rahva kannatused lõppenud. Üsna varsti peale Jaapani okupatsiooni alt vabanemist algas Korea sõda. Nüüd selleks, et mõista täielikult Korea poolsaare jagunemist ja kahe poole vahelist konflikti, tuleb meil tähelepanelikult analüüsida nii minevikku, olevikku kui ka tulevikku. Igal sündmusel on oma põhjus. Korea poolsaare jagunemist seletab hea ja kurja vahelise võitluse ajalugu. Korea sõja puhkedes tulid Nõukogude Liit, Hiina ja teised kommunistlikud riigid Põhja-Koreale appi. Samamoodi saasid 16 riiki eesotsas Ameerika Ühendriikidega oma relvajõud appi Lõuna-Koreale. Samuti pakkusid 5 riiki oma meditsiiniabi ja 20 riiki toetasid sõjavarustusega. Milline teine sõda ajaloos on hõlmanud nii palju riike? Põhjus, miks kogu maailm osales väikeses Korea riigis toimunud sõjas, seisnes selles, et sõda esindas võitlust kommunistliku ja vaba maailma vahel. Võib öelda, et Korea pind sümboliseeris kogu maailma, kus headus ja kurjus pidasid maha verise võitluse. Valitud rahvas. Jumal oli eelnevalt lubanud Abrahamile, et ta kasvatab Iisaki sugupõlvest üles valitud rahva, öeldes, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Sõna Iisrael tähendab võitjat. Jaakob sai selle nime pärast seda, kui ta alistas Jaaboki koolmes temaga maadelnud ingli. Palees olemise ajal õpetas Moosest tema ema, kes teistele teadmata oli palgatud Moosese eest hoolitsema. Ta tegi salaja Moosesele selgeks, et ta võib uhkust tunda, et kuulub valitud rahva hulka. Vaatamata palee mugavustele jäi Mooses ustavaks ja truuks Iisraeli rahvale. Paastu ajal sai Mooses Jumalalt juhiseid seaduselaeka ja koguduse telgi kohta. Peale 40 päevast paastu sai Mooses 2 kivitahvlit, kui Jumal oli oma käega 10 käsku kirjutanud. Iisraelastele anti kivitahvlid, koguduse telik ning seaduselaegas ning Iisraeli kuningas Salomon ehitas templi Jumalale. Korea Han rahva identiteedi keskmes on usk, et nad on taevase vanema poolt ette valmistatud ja valitud rahvas. See põhineb Joseon ideoloogial, mis ulatub tagasi esimese Joseoni kuningriigi asutamislegendi juurde. Usk oma taevasesse päritolusse on muutnud rahva oma tegudes kaalutlevaks ja hoolikaks. Eesmärgiks on alati olnud luua ühtehoidvaid peresid ja rahumeelset ühiskonda, mis peegeldaks taevast korda. Teadmine, et ollakse taeva poolt õnnistatud, on olnud vankumatu eneseusalduse ja uhkuse allikas läbi sajandite. Sajandi keskpaigas, kui Korea seisis silmitsi lääne mõjutuste ja sotsiaalsete pingetega, sündis Donghak ehk idamaine õpetus. See ei olnud lihtsalt usk, vaid liikumine, mis väljendas Korea rahva igatsust parema ja õiglasema maailma järele. Korea rahvas on läbi ajaloo uskunud, et tulemas on uus ajastu, kus inimväärikust taastatakse ja valitseb tõeline rahu. See usk on hoidnud korealaste vaimu erksana ka kõige raskematel aegadel, toites lootust, et kord ilmub taeva poolt ettevalmistatud juht, kes viib maailma rahuni. Ettekuulutused Messiase tulekust.
Babüloni vangistusest tagasipöördumisel rajasid iisraellased usualuse, kahetsedes pattu ebajumalate kummardamise pärast. Nad ehitasid templi, mis oli hävitatud kuningas Nebukadnetsari poolt, ning uuendasid kirjatundja Esra juhtimisel oma usku, mis toetus Moosese seadustele. Seejärel aga hakkasid nad valmistuma Messiase tulemiseks vastavalt prohvet Malaki sõnadele. Prohvet Malaki siis ütles järgnevalt: vaata, ma läkitan teile prohvet Eelia, enne kui tuleb Jehova päev, suur ja kardetav. Jeesuse ajal valitses Rooma keisririik Vahemereäärseid maid, kus oli arenenud transpordisüsteem, mis ulatus igasse suunda. See oli suure hellenistliku tsivilisatsiooni keskus, mis oli rajatud kreeka keelele. Seega kõik vajalikud ettevalmistused olid tehtud selleks, et Messiase õpetust sujuvalt Iisraelist, kus Jeesus elas, üle Rooma ja maailma levitada. Kuidas on aga olnud olukord Koreaga? Et nii on ka käesoleval teise tulemise ajastul lääneriikide mõjujõud üle maailma laiendanud demokraatlikku poliitilist sfääri. Transpordi ja kommunikatsiooni kiire edu on toonud kokku ida ja lääne ning laialdane keelte ja kultuuride ühinemine on maailma üha enam koondanud. Need arengud iseloomustavad keskkonda, millest tagasi pöördunud Kristuse õpetusi on võimalik vabalt ja sujuvalt kogu inimkonnale avaldada. Korea rahvas, kolmas Iisrael, on uskunud, et õiglane kuningas ilmub ja rajab nende maal hiilgava ja igavese kuningriigi. Just see lootus andis neile jõudu taluda kannatusi ja katsumusi läbi ajaloo. See messialik idee Korea rahva seas on ilmunud eriti selgelt teoses John Gam-nok prohvetlikus raamatus, mis kirjutati 14. sajandil Yi-dünastia algusaegadel. John Gam-nokis kuulutatud õiglasel kuningal on nimi Jong-Dor-Jong, see, kes tuleb tõelise Jumala sõnaga. Tegelikult on see Korea oma ettekuulutus Kristusest, kes naaseb Koreasse. Juba enne Kristuse levikut Koreas oli Jumal John Gam-noki kaudu ilmutanud, et Messias tuleb sellele maailma. Lisaks leidub Koreas eri religioonide usklike seas inimesi, kes on saanud ilmutusi, et nende religioonide rajajad naasevad just sinna. Korea rahva seas täitub Jumala tõotus, et ta valab oma vaimu inimeste peale. Kui pühendunud kristlased loovad kontakti vaimudega erinevatelt vaimse maailma tasanditelt, madalamatest sfääridest kuni paradiisini, saavad paljud siis selgeid ilmutusi, et Kristus tuleb Koreasse. Jumala tempel. Möödus 40 aastat kuningas Taaveti valitsemisest ja 40 aastat kuningas Saalomoni valitsemisest, enne kui usu alus oli rajatud ja tempel ehitatud. Põhjakuningriigi Iisraeli inimesed murdsid oma lepingu Jumalaga, mille tulemusena vangistati nad assüürlaste poolt. Lõunakuningriigis Juudamaal patustasid inimesed samuti Jumala vastu. Selle tulemusena vangistati nad Paabeli kuninga Nebukadnetsari poolt. Peale 70-aastast vangistust langes Paabel Pärsia kuninga Koorese kätte, kes andis välja kuningliku käsu nad vabastada. Alates sellest ajast hakkas juudi rahvas järk-järgult Jeruusalemma tagasi pöörduma ning templit ehitama. Kirjatundja Esra juhtis viimast Jeruusalemma tagasi pöörduvat juudi rühma ning Nehemia ehitas taas linnamüürid üles. 13. aprillil 2025 viidi taeva ees võidukalt läbi John Von Kung Johnil pühamu sissepühitsemistseremoonia. Sel päeval astus inimkond märkimisväärsesse ja aukartust äratavasse ajastusse, kus taevane vanem saab valitseda otse. John Von Kung, siis taevas vanema tempel, see on
igavene püha tempel ja see saab olema paik, mida maailma rahvad igatsevad külastada ja kus nad soovivad aega viita. Lisaks sümboliseerib John Van Kung ka taevase providentsi ja inimajaloo lõpuleviimist ning Johnil Cooki ehk siis taevase kuningriigi suveräänsuse kehtestamist, kus siis taevane vanem on asunud elama ja viibima maa peal. Suured tänud teile kuulamast tänast loengut ja kohtume järgmisel korral. Kõike head!